Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kallid spordisõbrad, kuulama Mis tunne on podcasti ja seekord on meil külas jäähokimängija Robert Rooba. Tere! Mina saatejuht Gunnar Leheste ja möödas on ju väga vinged mängud Tondiraba jäähallis. Eesti jäähokikoondis saavutas esimese divisjoni B-grupi turniiril taaskord 3. koha, teist korda järjes, 3. korda kokku sellises liiga formaadis. No Robert, kas pronksi tähistati ka kuidagi? Ma ei tea, kas otseselt pronksi, aga ma arvan, et sellist hästi veedetud ja ikkagi edukat kuu aega, mis koondisega olime ikkagi õhtu või turniiri lõpuks koos viibimine ikkagi mängijatega oli ja kuna hokihooaeg ka kõigi lõppes nüüd, siis see oli selline kerge hooajale punkt sai pandud, aga võib-olla kui sügavamalt selle küsimusele vastata, siis eks kindlasti paljudel jäi, et need eelnevad pronksid võib-olla tundusid rohkem võidetuna ja see praegune pronks tundus natuke siukene, et tahtsime juba enamat, mis on alati positiivne spordis, et selgelt on meeskond tegemas sammu edasi ja on teinud sammu edasi, aga nüüd on vaja see kuidagi hakata seda vormistama ja et see, et võtta juba kõrgemat tulemust, siis peab hakkama mingit teatud nüanssi nagu paremaks lihvima, aga jah, et tähistasime, aga kindlasti see rõõm nende eelmiste pronkside juures oli nagu suurem, et siis need tundusid tõesti nagu siukestena kergelt nagu eneseületustena, siis nüüd see oli pigem siukene, et me tegime selle tulemuse ära, mis me pidime, aga võib-olla isegi oleks suutnud rohkemat. No sinna sportliku poole peale kohe tulema, aga ma veel urgitsin natukene, et kui see saladus ei ole, kus te tähistasite? Selle mõttes siin mingisugust erilist simmanit ei olnud, selle mõttes, et täiesti tavaline see, et riietusruumis pärast mängu ikkagi kerget lõgastutakse ja mõni taastuv õlle siia sinna, et tegelikult kultuur on muutunud, väga palju noori, kes alkoholi üldse ei tarvita ja see on, ma arvan, igati teretulnud, et need ajad on möödas, kui alkohol oli igapäevane asi tippspordis, et selle mõttes ja siis kindlasti paljud pakkisid hotellis asjad kokku ja siis korraks käisime ka linna peal, et mitte midagi sellist crazy't selle mõttes, nagu ma ütlesin, et ma arvan, et kõik said aru sellest, et nagu see kõvemad tähistused jäävad nendeks kordadeks, kui me päriselt selle esikoha karika saame pea kohale tõsta või midagi sellist, aga eks ikka, vaata sellises meie koondises tegelikult see selline grupp on väga pikalt palju samu mängijad, kellega koos aastaid tehtud asju ja siis kui nooremad tulevad peale, siis tegelikult noorematega on omakorda selline nii-öelda suhe, et nendega kas on suvel koos trenni tehtud või siis on noortekoondistes keegi nendega koos olnud ja ütleme, et see nagu grupp, neid hokimängijad on suhteliselt väike, kes meil siin Eestis nagu koonditasemel asja teeb ja kuidagi see selline vendlus ja see on nagu hästi suur meie vahel ja kindlasti pärast sellist kuuajalist pingutust, kus siis 3 nädalat laagrit ja turniiri veel peale, siis kindlasti sa tahad veel korraks nii-öelda kokkuvõtteid teha ja natuke lõõgastuda, et see on, ma arvan, väga tähtis osa ka selle meeskonna hinge ja meeskonna sellise ühtluse poole pealt, et ma arvan, et selle poole pealt meil on väga tugev grupp koos ja ma usun, et see selline ühtsus ja see kõik veel endisest paraneb, sellepärast, et need noored mehed on veel väga noored ja neid aastaid, palju see grupp saab koos olla, on meil päris palju ees. Kui seda nüüd perioodi nüüd, mis siin nüüd 3 nädalat, peaaegu 6 aega vist oli, teie laager kokku. Meenutama hakates, minu esimene mälupilt on Lauri Lahesalu lahkumismats Leeduga sõprusmäng. Ma ootasin sind riietusruumi ukse taga ja enne kui sa said intervjuud anda, sa pidid umbes 3-4 autogrammi jagama ja pilti tegema. Mulle paistis, et seda autogrammi jagamist ja seda pildistamist oli rohkem kui varem. Kas sa ise ka tunnetasid seda? No kindlasti jäähoki on teinud sammu edasi nagu Eestis nagu populaarsuse poolest, seda on tunda just sellistes momentides, et sellist no üldse ma mõtlen seda kuut aega, siis igasugust meediaga seonduvat, fännidega seonduvat oli palju rohkem kui eelnevatel aastatel, eelnevate koduturniiride puhul ja
ja selles mõttes on näha selgelt sellist spordiala populaarsuse tõusu just siukse nii-öelda asja läbi, et tõesti sai päris mitu autogrammi selle kogu koondise jooksul antud ja fännipilte ja üldse suheldud nooremate ja vanemate fännidega ja nüüdki siia stuudiosse kõndides teie üks juhtivaid inimesi ütles, näed, et hea turniir ja sellised samasuguseid olukordi on mul nüüd viimase 3-4 päeva jooksul päris mitu olnud, kus ma olen olnud kas poes, kuskil ükskõik mingisuguses kohas, kus mingi inimene ütleb või keegi kirjutab, et tegelikult see on nagu puudutanud üllatavalt paljusid inimesi ja päris palju inimesi puutusid selle nädala jooksul jääoki ja kuidagi kokku, kas siis esimest korda või nii-öelda uuesti siis seda armastust jääoki vastu nagu ellu äratades, aga näha on, et inimesed on kursis ja on jälgid meid. Aga kus see populaarsuse tõus tuleb? Me ei näe siin Eestis kerkimas jäähalle iga aasta. Klubisid pole ka juurde tulnud. Harrastajate arv kasvab pisitasa, aga kus siis inimesed on järsku hoki enda jaoks avastanud? No ma arvan, et väga head tööd on teinud kogu Eesti hokikollektiiv eesotsas presidendi Rauno Parrase ja selle väikse meeskonnaga, kes seal taga on. Ma arvan, et jäähoki kuvand 10 aastat tagasi Eestis oli väga negatiivne ja ma arvan, et kõige suurem teene, mis nemad on suutnud teha selle 10 aastaga ongi see, et jäähoki kuvand praegusel hetkel Eestis on väga positiivne. Me oleme selline hetkel veel mitte nii suur spordiala, aga me oleme selline suurematele kandadele astuv spordiala, kellel on hea energia, kellel on siuke positiivne soov astuda uusi samme ja julgelt nii-öelda korraldaks turniire ja meil on tekkinud mingisuguseid noori sportlasi, kes teevad tegusi välismaal ja kõik need väiksed nüansid kokku on selgelt nagu meie sellist kuvandit parandanud ja läbi selle me jõuame rohkem meediasse positiivste asjade läbi. Et ma isiklikult arvan, et meedia võiks veel positiivselt kajastada, et ikkagi palju on uudiseid, selliseid natuke kollaseid uudiseid üldse, nagu ma ei räägi Eesti jäähokist, aga ma räägin üldiselt jäähokist, mis jõuavad meediasse. Ma saan aru, et klikid müüvad, aga teistpidi ma vaatan seda nii, et iga selline uudis on tegelikult ju nagu sinna oks kodaratasse sellele tööle, mida teevad nagu need inimesed, kes püüavad seda spordiala arendada. Et selle mõttes jah, me oleme suutnud selle kuvandit muuta ja ma arvan, et see on nagu suurim vahe, et kui inimene vanasti võib-olla kuulis jäähoki ja Eesti, siis inimene mõtles okei, et see on mingisugune jama. Aga nüüd see on pigem nähakse seda spordiala teistsuguses sellises positiivses nii-öelda valguses ja teistpidi on nagu antud endale see võimalus see spordialaga, ehk siis on vaadatud telekast, on käidud koha peal ja saadud aru, et tegemist on ühe väga-väga ägeda spordialaga. Et mul on endalgi palju tuttavaid, kes on esimest korda puutunud jäähoki kokku sellega, et nad on meie koondise mänge käinud vaatamas ja ma ei ole veel ühtegi inimesest kuulnud, kes oleks öelnud, et tal oli igav või talle ei meeldinud see, mis ta nägi. Et enamus on pigem vastupidi tohutult positiivselt nii-öelda üllatunud sellest, et kui äge on jäähokit koha peal vaadata, kui intensiivne, kui põnev see mäng on, kui tehniline, kui nii-öelda nüansi rohke, et see tekitab kohe sellist hasarti tulla uuesti on ju. Ja tänapäeva sellises väga meediakeskses maailmas on väga lihtne ka minna koju ja võtta YouTube lahti ja leida seda jäähokit nagu erinevatest maailmanurkadest tohutult palju on ju ja tegelikult see ongi selline nii-öelda, ma ise kutsun seda jäähoki pisikuga inimeste nakatamiseks on ju, et me oleme seda vaikselt suutnud teha ja ma arvan, et järjest rohkem inimesi selle positiivse pisikuga nakatab. No kahtlemata, kui järgmisel aastal kuldmuna auhindu ehk siis turundusauhindu jagatakse, siis Eesti jäähokile peab ka ühe suure muna ulatama, sest kas see spordikategooria on seal olemas üldse või? Võib-olla peaks tegema? Peaks tegema. No, et see kuulsuste plejaad, kes nendel päevadel Tondirabast läbi käis, no need, kes lubasid tulla juba varem reklaamklippide vahendusel, need ka olid kohal. Ossinovski, Klaavan, Genka kindlasti, aga minu arust veel ägedam oli see, mis toimus riietsruumis, et teil algviisikud käisid ette lugemas ju Petrõkina, Kaljulaid, Klaavan, Villem Trillem. Kelle ma nüüd välja? Sa unustasid emad.
emad. Jaa, see oli see enne Korea mängu käisid siis, kes olid algviisikus, nende emad ja seal oli ka ühe mängija isa ja ühe mängija poeg. Et ma ütlen ausalt, endale läks see kõige rohkem hinge, et see oli väga-väga lahe, see oli väga emotsionaalne, see oli sellise raske turniiri jooksul kõige rohkem ju kannatabki sinu siuke emotsionaalne energia, et sa pead nii-öelda ühe mängu mängid ära, oled emotsioonidest tühi ja pead suutma vähem 24 tunni pärast laadida, et need emotsioonid tagasi ja jällegi olla mänguks valmis. Ja sellised momendid annavad tohutult palju seda vaimset energiat ja see oli nagu tõesti väga äge mõte. Kõikidest Eesti otsest oli siis emad kokku? No selle mõttes jah, et seal oli nagu siis 3 ema, ehk siis minu, Burkovi ja Timofeevi emad ja siis oli Kulintsevi isa ja Saša Osipovi poeg, et nemad siis nagu lugesid selle algviisiku, et see oli väga, väga siukene, kui need kuulsused oli nagu siuke teistmoodi lahe ja tekitas siukse uhke tunde, et siuksed inimesed on tulnud meie mängu vaatama ja meid toetavad ja siis emade asi oli kuidagi palju isiklikum ja kuidagi tekitas siukse väga sooja tunde, Aga emad olid siis enne mis mängu? Enne Korea mängu. Kõige tähtsamad päev? Jah, sellel hetkel küll, et ja kindlasti füüsiliselt ja vaimselt kõige raskem, sellepärast et selleks hetkeks me olime mänginud siis 5 päevaga või 6 päevaga 4 mängu on ju, et see oli tõesti nagu väga hea koha peal siukene asi. Aga jah, et noh, need kui puudused seda kuulsuste teemat ja seda, et vaat sellega on nagu ka see, et üks asi on see, et kui rahaga saab nagu kõike, on ju, et võid kutsuda, maksad ühele, maksad teisele influencerile ja sul on see hall täis ja tegelikult nad tulevad sinna ja see on nagu fake kõik. Aga see kõik oli ju selline projekt, kus tegelikult nende inimesi ausalt huvitas ja nad ausalt tahtsid kaasa lüüa, neil ausalt meeldib see spordiala ja ausalt andsid oma panuse. Et minu arust see, nagu sa ütlesid, see kuldmuna nali või mitte nali, aga nagu reaalselt minu arust kogu see ma arvan, et eelmistel aastatel ei oldud seda momentumit nii hästi ära kasutatud kui need kodused turniirid, aga see aasta tehti nagu sellega tohutult head tööd. Et selle mõttes kogu sellele tiimile, kes seda poolt korraldas, noh, mängijate poolt suur nagu kübara tõstmine, et see, me olime selgelt nagu väga pildis ja kõik need inimesed sellised, ma mäletan Leedu mängul, kui mingi hetk oli see jääpuhastamise paus või kui need noored tulevad, puhastavad seda jääd natukene või reklaamipaus, kuidas seda nimetatakse, siis suurel ekraanil ma kogemata vaatasin sinna tabloo poole, oli Jakub Kreem, siuke lapsepõlve iidol või sangar, et see oli nagu jälle siukene moment, kus mul oli nagu kergelt külmavärinad ja ma mõtlesin, et nagu vau, et noh, minu arust siuksed asjad on nagu tohutult ägedad, et eks ma olen ka ju aastaid mänginud välismaal ja erinevatel suurtel areenidel ja väga suurte publiku numbrite ees ja väga tähtsaid mänge, aga lõpuks ikkagi see, et sa saad oma kodulinnas mängida oma riigikoondise eest ja oma sõprade pere ja siis veel selliste Eesti nii-öelda kuulsuste ees, see on minu arust nagu siuksed momendid spordis, mis jäävad eluks ajaks meelde ja mis annavad nagu lisa sellist indu ja inspiratsiooni seda sporti veel täiega edasi teha ja nagu jätta nagu jälg maha endast, et selle mõttes jah, see oli nagu väga-väga äge ja ma arvan, et ka nagu läbi nende inimeste jõudis see turniir nagu rohkemate inimesteni Eestis ja paljud leidsid koha kas siis saalis või teleka ääres meid toetades. Aga kui ikkagi iluuisu Euroopa meister loeb algviisiku ette ja ütleb mõned tunnustavad sõnad, palju see juurde annab sinna jääle minnes, mitu kilomeetrit tunnis kiiremini uisutad? ja Niina tõesti, see oli väga lahe. See, et sa tuled, noor tüdruk tuleb sinna 25 mehe ette, see ei olnud kindlasti lihtne tema Niina oli ka jääl pärast pronksi tähistamas. Ja et see selle mõttes ka tema ees ka müts maha, väga kõva soovitust, väga ilusa kõne pidas ja üldse see oli nagu väga lahe emotsioon, ma arvan, kõigile ja ma arvan, et kui me seda asja nagu mõtlesime enne, mis need asjad võiksid olla, mis me võiks teha ja kuna mina meeskonna kaptenina ka siis olin nende arutluste juures, siis see mõte seda algviisiku asja teha tuli siis minu ja meie peamanager ehk mu isa Jüri Rooba nagu läbi, siis meie nagu siukene
või minu nagu lähenemine sellele oligi see, et võib-olla vaata koduturniiride puhul on see, et ühtepidi sa oled kodus, sul on koduseinad ja kõik see, ja sul on nagu siuke tugev toetus, sa peaks saama energiat sellest, ja teistpidi tekib ka selline vastupidine efekt, ehk siis sul on siukene pinge, närv, kuna seda ei juhtu väga tihti ja sa nii väga tahad hästi esineda, et see võib nagu teistpidi sinu vastu hakata töötama. Ja selle algviisikute asjaga me tegelikult, mina nägin, et see võiks olla selline hea moment, kuidas sellist tekitada selline võib-olla natuke kergem õhkkond sinna riietusruumi enne mängu ja selline nii-öelda siuke tugevam närv nagu maha niimoodi lükata, et ma arvan, et me õnnestusime hästi, me tegelikult alustasime mänge alati hästi, et me ei saa öelda, et ükski mängu algus oleks meil täiesti ebaõnnestunud. Et sa ühtepidi saad siukse hea positiivse energialaengu, aga teistpidi sellel on selline kerge muie ja selline kerge õhkkond nagu juures. Et see oli see, miks me selle asja nagu üldse algselt nagu mõtlesime, et võiks teha. Sellepärast ka seda tehakse mujal maailmas, sellepärast seda tehakse NHL-is, igal pool muudes liigades, ka meil see aasta koos paar korda. Näiteks üks väga äge sündmus oli, kui me mängisime, oli teemamäng siis nii-öelda vähihaigete laste toetuseks, siis meil käis üks väga noor vähi läbipõdenud laps seda ette lugemas, mis oli jällegi väga emotsionaalne ja väga äge sündmus. Ja samamoodi ma arvan, tekitas meie mängites tohutult esiteks siukse hea laengu, aga teistpidi nagu saime aru, et elus on palju suuremaid asju kui see sport. Ja ma arvan, et see emade asi näiteks oli veits siuke samasugune asi, et vähemalt mis endal tekkis see emotsioon, et tuligi siuke hea nagu emotsioon, et minna lihtsalt nautima seda mängu ja anda endast parim ja sealt kaudu nagu püüda nagu võimalikult head tulemust. No jäädes algviisiku juurde, siis ma arvan, et nii noort algviisikut pole meil kunagi isegi võib-olla olnud. Ma jõudsin ajas umbes 10 aastat tagasi statistikas läbi vaadata, aga äkki isegi kõigi aegade noorim? No tõenäoliselt küll, ma ei ole ka veel väga vana mees ja sõbrad mu kõrval olid väga noored, et tegelikult jah, me ootasime väga pikalt lõpuni välja Kristjan Kombe saabumist ja nüüdseks on mees juba Soome meister ja see on nagu kogu meie Eesti hokile ja ka meie koondisele pikas perspektiivis ainult positiivne ja väga vägev asi. Aga jah, et siis tegelikult pidime natuke nagu ümber mängima need asjad, et mina ju tegelikult lõppkokkuvõttes siis mängisin mitte oma positsioonil, ma olen ääreründaja, aga mängisin nüüd keskründajana, mis on tegelikult täiesti teistsugune positsioon, aga ma kuidagi ühiselt tegelikult arutus leidsime, et võib-olla nii ma saan meeskonnale olla nagu rohkem kasulikum ja ma kuidagi ise nagu ka natukene tahtsin ennast nagu natuke panna sellisesse uudsesse olukorda ja mul on alati meeldinud sellised väljakutsed ja ma nagu nägin sellest siukest ägedat väljakutset, mida õnnestumise korral pärast positiivselt meenutada. Ja ma tegelikult natuke nagu ise pakkusin välja, et proovida sellist asja, et mina mängiksin siis 2 meie noore talendiga. Eks alguses oli kahtlusi, kuidas nad hakkama saamad, Burkov ikkagi mängis poolhooaega nii-öelda juba täiskasvanud tasemel, aga Timofejev mängis veel terve hooaja noorteliigas, ehk siis seal on siuke selge mängu nii-öelda siukse mängu intensiivsuse ja nüansside nagu vahe, et milline on see noortehoki ja milline on siis täiskasvanute hoki. Ja natuke võib-olla see oligi see moment, mis tegelikult nagu siis pani treenerid kahtlema, et kas see asi nagu toimib, et kas ma üldse nagu rünnakule ka saan või ma pean ainult nii-öelda kaitses mängima ja poiste eest nii-öelda koristama nende nii-öelda nende vigu, et tegelikult see üldsegi nii ei läinud ja ma arvan, et meil hakkas see keemia toimima koheselt. Kui me vaatame puhtast statistikat, siis me ei lasknud kogu turniiri jooksul ühtegi väravat meie kolmik, mis on, ma arvan, väga hea tulemus arvestades poiste noorust. Kindlasti oli momente, kui ma pidin natukene poisse, ma ei taha öelda korrale kutsuma, aga pidin nii-öelda juhendama ja aitama ja tagasi õigele teele aitama selle mõttes. Aga see on täiesti normaalne ja ma olin arvestanud sellega, et mul natuke siuke vanema venna või isa roll seal saab olema. Ja tegelikult, mis mulle väga meeldis, oli see, kuidas nad olid valmis seda infot nagu Svammi kombel sisse imema ja koheselt seda nagu teoks tegema seal jää peal.
Ma arvan, et me mängisime tegelikult suhteliselt tasaselt 5 head mängu, kindlasti tugevamate vastaste vastu oli näha, et füüsilise poole pealt nii Maxil kui Davidil on veel areneda, aga see on täiesti normaalne, nad on väga noored mehed ja kindlasti järgmistel aastatel nad selle poole pealt ka need sammud edasi teevad ja see ka nende mängu palju parandab, aga sellegi poolest, kuidas nad suutsid olla, nagu lisaks sellele, et nagu mängisid hästi, siis tegelikult ka ju, kui sa võtad selle mentaalse poole pealt, et sa oled ühtäkki esimest korda koondises, sa oled esimeses kolmikus, sul on see vastutus, sul on see roll ja sa pead selle kõigega nagu hakkama saama, kõik silmad vaatavad sind, kõik ootavad tulemust. Ma arvan, et said sellega suurepäraselt hakkama ja ma nagu nautisin igat sekundit, mis me saime koos mängida, et see oli tõesti väga selles mõttes hea kogemus igat pidi ja nagu õnnestunud turniir, ma arvan, meie kolmikult, et ma arvan, et see seeme, mis me külvasime nüüd siin selle turniiriga, neid marju me hakkame korjama järgmiste aastate jooksul, kui need poisid nagu kasvavad juba sellisesse vanusesse, kus nad hakkavad kandma nagu veel suuremat rolli siin koondis. Millist potentsiaali sa näed nendel 18-aastastel Burkovil ja Timofejevil? Ma arvan, et nad on võimelised tegema vähemalt sama hea karjääri kui minul. Ma arvan, et see on võib-olla kõige siuksem lihtsam, mis ma pean silmas, on see, et nad suudavad mängida Euroopa 5 kõrgemas liigas, et eks kindlasti just Timofejevi puhul Burkov selle sammu on nagu teinud juba nüüd täiskasvanud tasemele, küll ta mängib veel Tšehhi esiliigas, aga ma arvan, et kui tema areng niimoodi jätkub, siis on aja küsimus, kui ta jõuab sinna kõrgliigasse. Aga Timofejevi puhul ongi nagu see, et nüüd on see kõige niisugusem keerulisem samm ongi nagu noorte hokist siis täiskasvanute hokisse ja see on nagu ees tal veel, järgmise hooaja ta mängib veel noorte hokit, aga sealt edasi juba on vaja seda sammu hakata tegema ja kuidas ta selles õnnestub. Et seal üldiselt see on see koht, kus me kõige rohkem näeme siis niisuguste väga potentsiaalsete talentide nagu kadumist või sellist hääbumist, et see on nagu see reaalsus. Teistes riikides on samamoodi, lihtsalt selle vahega, et neid on neid talente tohutult palju rohkem ja ongi see, et see on loomulik kadu, see mingisugune, ma ei tea, 70% on ju, aga meil see 70% siis ei jäägi nagu midagi. Et selle mõttes loodame, et nad suudavad selle sammu teha ja sellel juhul ma tõesti usun, et neil on võimalik mängida väga kõrgel tasemel. Millist tasemega on näiteks Tšehhi esiliiga? Ma arvan, et see Tšehhi esiliiga hoki on suhteliselt sarnane sellele hokile, mis me praegu siin turniiril mängisime, tahaks öelda. Igal juhul tugevam kui Eesti liiga? Kindlasti, Eesti liigaga ma arvan, me ei ole mõtet selle pärast võrrelda, et me räägime ikkagi professionaalsest hokist ja Eesti liiga on täiesti amatöörhoki. Et kui meil millegiga mõtet on võrrelda, siis on see Optibet liiga, mis on siis see Balti liiga, kus mängib HC Panther, mis on siis selline pool profiliiga võib nii öelda, et osad mängijad on professionaalid, osad mängijad on amatöörid, et hästi keeruline võrrelda, kui ma ise nendes liigades on ju ei mängi, aga natuke niimoodi vaadates nende mängijate tausta ja seda, siis tõenäoliselt see Tšehhi esiliiga ikkagi läheb ka sellest liigast nagu ettepoole. Aga tema puhul ei tasu unustada seda, et nad võitsid selle liiga, nad olid selle liiga parim meeskond ja nad mängisid siis kõrgliigasse pääsu peale. Kui nad seda neil teha ei õnnestunud kõrgliigasse pääseda, aga nad olid ikkagi seal nagu selgelt parim meeskond ja mängisid nagu parimat hokit, et see on niisugune nüanss, mis natuke tõstab seda nii-öelda väärtust, aga ma arvan, et tema puhul ongi see, et ta saab mängida täiskasvanud hokist väga heas organisatsioonis, aga samas niisugusel tasemel, kus tema saab mängida juba nii-öelda suurt rolli, ehk siis mängida ülekaalu, mängida esimeses 2 kolmikus. Need on niisugused nüansid, mis aitavad arengule tohutult palju kaasa. No üks mees, kes tegi superturniiri, Morten Jürgens. Kas ta ei olnud mitte kõige resultatiivsem meil lõpuks? Vist oli mina äkki lõpuks. Vist oli sina. Okei, aga... Morten oli väravat kõige rohkem, 4 väravat. Morten mängib Suurbritannia liigas. Mida see endas kujutab? Suurbritannia ei kõla nagu suur hokimaa. No, tegelikult Suurbritannia on ju teinud tohutu tõusu. Suurbritannia on mänginud, nüüd tõusid jälle tagasi sinna kõige kõrgemasse gruppi selle aastase turniiriga. Nad on nüüd vahepeal 1 aasta olid siin nii-öelda madalamal, nüüd jälle tõusid üles ja tegelikult nad on nüüd olnud viimased aastad päris palju seal kõige kõrgemas, ehk siis parima 16 seas.
seal on väga okei hoki, see liiga on selles mõttes arvestatav liiga, et seal mängib väga palju kanadalasi ja ameeriklasi. Seal on tribüünid täis, seal on selline spordikultuur väga tugev. Kindlasti nad peavad seal sellel turul võitlema teiste väga tugeva traditsioonidega spordialadega, jalgpallist me ei hakka rääkima, aga seal on ka muid alates rugby'dest ja nii edasi, mis on Inglismaal nagu väga tugeva taustaga ja nendega nad peavad nagu võitlema ja kindlasti nad tahaksid rohkemat, nad tahaksid olla veel suuremad seal, aga ma usun, et lähiaastatel see liiga seal veel läheb nagu veel atraktiivsemaks, et ma arvan, et see oli Mortonile väga hea käik minna Soomest nagu Soome nii-öelda teisest liigast ehk Mestisest minna nagu sinna Suurbritannia kõrgliigasse ja kogeda täiesti midagi uut. Kindlasti ma arvan, et Morton nõustub sellega, et ta kindlasti oleks tahtnud veel suuremat rolli mängida oma meeskonnas, aga esimene aasta on alati selline võib-olla sisseelamise aasta ja õppimise aasta, et ma arvan, et ta arenes hooaja jooksul kindlasti nagu palju edasi ja seda ka näitas see MM-turniir, et ma arvan, et kogu see nende kolmik vennad Pocinokid ja Morton, et Pocinokitel ei olnud ka kerge hooaeg Soome teises liigas, et ühel neist Eerikul oli vigastus, mis hoidis teda peaaegu kogu hooaja väljas ja tegelikult ta tuli väga tublilt veel siin hooaja lõpus nagu tagasi ja mängis väga hea turniiri ja Marek ka võitles erinevate probleemidega seal, et tegelikult ma arvan, et kogu see kolmik nagu mängis oma hooaja parimat hokit, kui mitte elu parimat hokit ja toimis nagu väga hästi, et mängisid nagu väga hea turniiri, aga seda on nagu tore näha, ma arvan, et meie suur probleem on olnud, ma olen ka enne seda öeldud, et see, et meie see nii-öelda see tulemuse tegemise nagu grupp on nagu liiga väike, et siis me ei suuda nagu piisavalt väravaid lüüa, me ei suuda võita, me lõime poole rohkem väravaid see aasta, kui me lõime eelmisel aastal, et see tuli puhtalt selle pealt, et tegelikult Morten, Marek, Eerik, Pocinok, samamoodi Robert Arrak, Mark Viidanen, nad suutsid kõik väravaid lüüa ja tegelikult me suutsime nagu väga laialt nagu seda tulemust teha ja ma arvan, et kui me tahame võita seda gruppi ja tahame üldse nagu areneda, siis see on nagu see siuke väga tähtis nüanss, et me peame suutma nagu et vastane ei saa meie vastu kasutada sellist asja, nagu näiteks Leedu tegi meie vastu, kus nende plaan oli see, ehk siis nad mängitasid ühte teatud kaitsva suunitlusega viisikut ainult siis minu, Burkovi ja Timofeevi vastu ja nende ülesanne oli lihtsalt meid ära nullida, nad isegi ei üritanud meile väravat lüüa, vaid nad lihtsalt pidid meid ära nullima. Ja nüüd tulebki mängu see, et kui meid ära nullitakse ja meil mujalt värava ei tule, siis me ei saagi võita, on ju. Aga sellisel juhul, kui meil tekib see, kus meil suudavad esimesed 3 kolmikut kõik tulemust teha näiteks, siis vastasel enam ei ole niisugust võimalust, nad võivad meid ära nullida, aga seal on 2 kolmikut veel, kes lööb väravaid ja nüüd selgelt sellel aastal minu arust me tegime sellest sammu edasi, mis on nagu ülimalt positiivne ja loomulikult ma olen väga õnnelik Morteni üle, ma arvan, et ta kindlasti tõstis oma aktsiaid ka nüüd mängijate turul, et kuhu iganes ta järgmine aasta läheb, kas ta jätkab Inglismaal või mis iganes see on, siis ma arvan, et nagu see oli nagu selles mõttes niisugune hea statement mängida nagu niisugune hea turniir ja samamoodi Marek Eerik, kes on praegu lepinguta, tegid head turniirid ja kindlasti saavad sellega oma aktsiaid tõsta mängijate turul. Puudutaks veel paari liigat, Poola liiga, kus on meil 2 meest, nagu sa nimetasid, Arrak ja Viitanen, mis tase on Poola liigas? Ma arvan, et Poola liiga liigitub sinna Suurbritannia liigaga sarnasesse kategooriasse, et tegelikult me saame ka selle järgi vaadata, et meistrite liigas on ju niisugune süsteem, kus siis need top-liigad saavad kõik endal 3 kohta sinna ja siis on niisugune, nad kutsuvad seda nagu Challenger Leagues, nendest saab igalt poolt meister, seal on Suurbritannia, Poola, Prantsusmaa, seal on veel paar tükki, ma jään sulle praegu vastuse Austria? Ei minu arust sellest, ehk siis Ice Hockey liigis, see on see Kesk-Euroopa liiga, sealt on ka 3 meeskonda. Seal on 2 meeskonda või 2 seda veel, mul praegu lööb tühja ma praegu. No anyway, point oli nagu selles, et need on tegelikult, seal ongi Prantsusmaa, Poola, Suurbritannia, need on Taani ja Norraga, nüüd tuli meelde Taani ja Norra. Ma arvan, et kõik liigad on üpris sarnase tasemega. Mis seal nagu rolli mängib, on natuke võib-olla see, et võib-olla Norras, Taanis on rohkem neid väga häid kohalikke mängijaid, kes tahavad mängida oma koduriigis.
võib-olla Suurbritannia liiga puhul ja ka Poola liiga puhul on see, et rohkem mängivad rolli siis nagu, ja ka Prantsusmaa puhul mängivad suurt rolli need välismaalased, et need on võib-olla need suurimad nagu vahed. Aga samamoodi Prantsusmaal ju mängib meie esiväravat, kes küll vigastada sai, Konrad Mölder, kes mängis oma elu parim hooaja ja me siin ka Villem-Hendrik Koitmaga arutasime seda, et see võis olla ka üldse ajaloo Eesti nii-öelda väravahtide parim hooaeg, mis võib-olla piisavalt meediakajastust ei saanud, aga tegelikult oli nagu väga, väga kõva hooaeg, et väga hea statistika ja väga kahju, et ta selle vigastuse sai, aga eks spordis ikka nii on, et iga halb asi on millegi pärast hea ja nüüd sai Villem sellise lõpu nagu, Villemi karjääri siukse lõpu nagu ta sai ja see oli ju ainult positiivne lõpuks. Tegelikult meil jäi ju isegi koosseisust välja mehi, kes mängivad meil välismaal. Absoluutselt. Üks mees mängib USA's Birmingham Bullsis. Ja tema puhul oli see, et Koserev sai vigastada viimastes play-offi mängudes, et tema ei saanud sellepärast liit, tema nii-öelda tulek oli kuni selleni ikkagi nagu, et ta oli tulemas. Selle Ameerika ja selle poolega on alati natuke see probleem, et need reisid on pikad, need hooajad hakkavad see natuke hiljem ja lõpevad natuke hiljem ja nad lähevad natuke nagu meie selle maailmameistrivõistlustega nagu kohakoti, et nad on samal ajal ja sellepärast on natuke keeruline alati sealt tulek, et ma arvan, et viimased 3-4 aastat Nikita on üritanud tulla ja alati on olnud nagu mingi takistus, et ma arvan, et tema puhul on ka tegemist sellise mängi, kes kindlasti saaks meid aidata ja tõstaks meie taset. Mis liiga on SPHL liig? No see on Ameerikas on neid nii-öelda madalamaid professionaalseid liigasi nagu üllatavalt palju, sest et see hoki on nagu tohutult suur seal, et see on vist tugevuselt kas äkki 4. või 5. professionaalsuse tase, et ega ta selles mõttes väga kõrge ei ole, aga ikkagi nii-öelda mängid profihokit ja tema on leidnud oma väljundi seal, et ma arvan, et minu isiklik arvamus on see, et ma tahaks siukse mängiksid Euroopas. Ma arvan, et see oleks, et Euroopas ta saaks mängida nii-öelda kõrgemal tasemel või kuidagi võib-olla atraktiivsemas liigas, ütleme siis niimoodi, et aga igaüks teeb oma valikuid karjääris ja tema on oma koha seal leidnud, ta on päris pikalt Ameerikas juba olnud, ta käis seal ülikoolis ja talle seal nagu sobib see asi, siis eks me igaüks valime ju oma sportlaste ja selle mõttes ma arvan, et ta on teinud väga tubli karjääri seal. Eesti korvpallurid käivad hästi palju ülikooli liigades. Miks Eesti hokimängite seas pole see sihtkoht populaarseks saanud? No NCAA see esimene division, sinna on lihtsalt väga-väga raske saada. Välismaalasena sa pead olema ikkagi väga-väga kõva tegija, et sinna saada. Et ma usun, et siin aastate jooksul on olnud kellegil võimalusi. Isegi mäletan ise, kui olin Espa Plusi noortes, siis mulle läheneti selle nii-öelda pakkumisega, et mõne ülikooliga liituda, aga sellel hetkel kuidagi oli see nii-öelda profi karjääri unistus nagu nii selline suur ja nii, et võib-olla tagantjärele mõeldes see ei oleks üldse halb asi olnud, aga mitte, et ma kahetseks seda, kuidas see asi on läinud praegu, aga lihtsalt nagu ma olen mõelnud, et see oleks võinud olla täitsa hea lahendus. Aga tänapäeva ülikooli hokimängijatel ja üldse pallimängijatel on taskud raha täis. Jaa, sellel ajal muidugi see oli teistmoodi ja nüüd on ka see, et siis oli veel siuke nüanss seal, et kui sa oli mänginud kas või ühe profimängu, siis sa ei olnud enam ülikooli jooks nii-öelda, sa ei saanud enam minna, siis nüüd on seda reeglit ka muutunud, et see enam ei päde, et see tuli nüüd viimase aasta jooksul või paari jooksul. Et siuke, minu arust mul oli seal see asi ka, et ma olin mänginud Espa Plusi liiga meeskos ühe mängu kuskil nii-öelda päris noorena, 18-aastasena. Et see oli ka mingisugune nüanss, mis koheselt nagu mõjutas seda minu sinna minekut. Et ma teiste puhul, ma täpselt fakte ei tea, kas kellelegi on seda võimalust olnud, aga nagu ma ütlesin, see eeldab tohutut talenti, nagu selle mõttes, et sinna, kui sa võtad sinna välismaalase stipendiumiga, siis tal peab olema nagu ette näidata mingi väga-väga hea nii-öelda noorte hooaeg kuskil või hooajad, et kindlasti nende ülikoolide jooks on atraktiivsemad nende hoki suurriikide mängijad. No jäähoki on Eestis selline ala, et jalgpallist, korvpallist on võimalik läbi Eesti profiliiga jõuda välismaale ja veel teha suur karjääri, aga nagu sa enda pealt tead, siis mida varem siit piiri taha saada, seda parem vist? No hetkel küll jah, ma arvan, et Pantrite selle OpTibet liiga projekti näol on tekkinud väljund, kus tegelikult mängijad saavad natuke pikemalt Eestis olla
ja tegelikult ju sealt edasi minna kuhugile nagu Euroopa profiliigadesse, et tegelikult ikkagi on Läti, mis on väga arvestav hokiriik, Läti nii-öelda kõrgliigaga või see Balti liiga on siis tulnud selle baasil, ehk siis sinna on lisatud 2 Leedu ja 1 Eesti meeskonnale, 5 Läti meeskonnale, et sellel on täitsa hea staatus hokimaailmas sellel liigal ja oleme ka näinud, et meilt on mängijaid läinud, kes on Pantrites 1 või 2 hooaega mänginud, on läinud edasi kuhugile. Et selles mõttes on tekkinud mingi väljund ja see on kindlasti väga arvestatav, aga üldiselt ma arvan, et jah, praegusel hetkel ikkagi see on parim tee, et minna 13, 14, 15 aastaselt Soome, Rootsi, mis need võimalused veel on, Tšehhi ja seal nii-öelda kanda kinnitada ja siis läbi selle sealse noorte organisatsioonide jõuda välja nagu siis kõrgliigadesse. Kui palju sa Eesti noorte tööga kursis oled? Kas Eesti hokimänge saab Eestist hea põhja? Ma usun, et saab. Ma arvan, et meil on väga tublid noorte treenerid. Kindlasti me maadleme täpselt samasuguste probleemidega nagu teised pallimängude alad, ehk siis treenerid on alarahastatud, alapalgatud, peavad, ütleme, üks treener peab hakkama saama liiga paljude lastega samal ajal, siis tekib veel see jää, vähesus on nüanss, kas meie lapsed on piisavalt jää peal, kas on jää peal korraga liiga palju lapsi, et need pigem on nagu need nüansid, mis mängivad rolli, aga ma arvan, et isegi selle kõigega koos siis me suudame praegu veel anda sellise nii-öelda jääoki alghariduse, et kui mängija läheb 14-15 aastaselt välismaale, siis ta ei ole rongi pealt maha jäänud. Seda jäävähesus, see on väga kriitiline punkt Eestis üldse, et sa näed ju ka Soomes noorte trenne kõrvalt. On neil rohkem jääd kasutada? Kindlasti, et see on ju see Soome jäälid versus Eesti jäälid, see on mingi täitsa sürrid nagu need vahed, et selle mõttes absoluutselt sellepärast siiralt loodangi, et kui tulla meie esimest teemad juurde tagasi, et siuke MM-turniir tekitas nendes inimestes, kellel on seda võimu ja vahendeid, sellise inspiratsiooni, et nüüd hakata neid jääli natuke rohkem tegema ja kui kuskil on vallas või kuskil on see arutelu, siis kui on laual jääl või ma ei tea, mis iganes muu spordirajatis või üldse mingi muu rajatis, siis hakatakse mõtlema, et see jääl ei ole üldse halb mõte. Et tegelikult ju, kui me vaatame ka sellele niimoodi silma, et miksed on meie talved praegusel hetkel, me ei saa suusatada. Kui mina olin veel kooliealine, siis me saime suusatada. Me käisime Nõmme metsades suusatamas kogu aeg, aga tänapäeval Tallinna piirkonnas vähemalt üpris keeruline on talvel leida neid ilmasid koolis suusatama minna. Aga sellele väga hea alternatiiv on jääl. Lapsed käivad uisutamas, hokit mängimas, jää peal saab igasuguseid asju teha. Ja ma olen kuulnud väga-väga palju positiivset tagasisidet nende koolide õpilastelt, kes on veetud oma viimast aastat talved nii-öelda kehalise kasvatuse tunnid just jääallides ja ma olen rääkinud ka mõne kehalise kasvatuse õpetaja, kes on öelnud, et see on nagu ainuke aeg kehalise kasvatuse tundides, kui on nagu vähe puudujaid, sest et see nagu reaalselt meeldib nendele lastele ja see on nagu väga positiivse laenguga selline tegevus. Et ma arvan, et ka see on nagu üks nüanss, mille tasub nagu mõelda, et me ei räägi ainult nüüd nii-öelda profispordist ja nagu ainult jääoki nii-öelda meeskondadest, vaid me räägime ka sellest, et see on nagu koolispordis väga hea nii-öelda lahendus. Ja jäälide puhul ju tegelikult mitte ainult jääoki, vaid ka iluusutamine. Meil on väga kõvad iluusutajad Eestis. Meil on Niina Petrõkina ja sealt vennad Selefkod ja sealt tuleb taga juba riburadapidi uusi tegijaid. Et tegelikult meil on nagu jääspordis neid talente ületavalt palju. Siis veel juurde paned kiiruusutamise on ju ja muu, kus on samamoodi talente, neid küll oleks vaja natuke teistsuguseid nii-öelda väljakuid, aga sellegi poolest. Et ma arvan, et see hetk, kui tekib arusaam sellest, et need jäälle ei tehta ainult mingisuguse ühe või kahe jääoki meeskonna jooks, vaid see on nagu seda inimeste hulka, kes seda kasutada saaks, on päris palju. Et samamoodi harrastussport, tegelikult ju harrastus jääoki meeskondas Eestis on päris palju. Mul on siuke tunne, et iga kord, kui ma jälle kodumaale tulen ja jäälis viibin, siis ma jälle jään mingit uut punti, kes on hakanud koos käima ja mitte ainult meeste, vaid ka naiskondade puhul, et tegelikult selle
nii-öelda, kui me saaks neid jääli nagu kas või Tallinnasse mõned juurde, siis ma arvan, et see täituvus oleks kohe suhteliselt lähedal 100%-le koheselt, sellepärast et see defitsiit on hetkel ikkagi päris suur. Kukutame ühe jääli näiteks Maardusse, kohe täis. Kindlasti ja samamoodi ma arvan, et isegi näiteks võtame Haabersti piirkonna, kus on juba jääli olemas 2 väljakuga, sinna teha kuhugile 1 väljak juurde, kas siis sinna sama jääli juurde või siis kuhugile kõrvale, see oleks koheselt täis. Et selles mõttes ma siiralt loodan ma teistpidi saan ka aru majanduslikust seisust, ma saan kõigest sellest aru, et praegusel hetkel riigis iga sent on loetud, aga ma arvan, et see investeering nende meie noorte inimeste kui ka üldse inimeste nii-öelda tervisesse, mis selle jääli nii-öelda ehitamisega tehtaks, on päris suur. No rääkisin enne turniiri koondise abitreeneri Kaupo Kaljustega, kes ju AC Pantreid veab. Ta rääkis, et iga aasta lõpus peab tegema umbes 10 kõnet, et sorry, sa ei saa meil trennis jätkata. Pane ennast selle noore rolli, see on ju laastav. See on laastav, ma lugesin seda sama artiklit ja see oli minu arust Kaupo poolt väga selline väga hea niisugune asi, mida välja tuua. Minu arust see oli nagu asi, mis peaks panema need otsustajad mõtlema, et ma arvan, et teistel spordialadel sellist probleemi väga ei ole. Ma ei usu, et jalgpallitreenerid peavad midagi vastavat tegema. Ma ei usu, et korvpallis peavad treenerid vastavat midagi tegema. Et ma arvan, et see on täpselt selline asi, mis võiks nagu anda veel seda lisaenergiat selleks, et neid halle hakata tegema. Et tegelikult ma näen seda niimoodi, et igast ühest ei tule professionaalset jäähokimängijat ja ei peagi tulema. Kellest tuleb kohtunik? Kellest tuleb treener, kellest tuleb lihtsalt jäähoki fänn, kellest tuleb lapsevanem, kelle lapsed hakkavad jäähokis käima ja võib-olla nendest lastest tulevad hookimängijad. Võib-olla keegi inimene, kes on noorena käinud jäähoki trennis ja hiljem on lihtsalt harrastajaks jäänud, on hiljem mõne suure firma juht, kes tahab panustada jäähokisse. Et tegelikult see, et me peame oma niigi hetkel väikse spordiala juurest inimesi nii-öelda ära lükkama, on tegelikult absurdne olukord ja me kindlasti ei tahaks seda teha, aga loomulikult selles olukorras sa pead vaatama otsa nagu reaalsusele ja reaalsus on nagu kohati karm just nende jääaegadega. Tulles tagasi veel turniiri juurde, siis võtmemängud olid kindlasti Leedu ja Koreaga. Kirjelda palun, milline tuju riietusruumis peale neid mänge valitses? Mis mõte on selles, et see näitab, mis oli teie ootus selle turniirile? No Leedu vastu kindlasti tohutu pettumus. Peale viskad 36-13 meie kasuks. Kuidagi üldse see mängu nagu kogu aeg oli siuke tunne, et me oleme paremad seal mängu sees, vähemalt nii-öelda Eesti koondise särgis mängides. Kogu aeg oli siuke tunne, et me nagu nii-öelda vääname ja lõpuks me suudame selle nagu ära väänata selle mängu meie kasuks ja me lõpuks ei suutnud ja me tegelikult nagu koheselt tundsime seda, et tegelikult me oleks tahtnud ja väärnud rohkemat sellest mängust, et ma arvan endiselt, kui me oleks mänginud parim 7. seeria Leeduga, siis me oleksime võitnud selle seeria. Aga kuna nüüd on ühes mängus kinni, siis au Leedule, nad suutsid selle võidu võtta ja võita turniiri ja tegelikult ma arvan, et see selline kibestumine või pettumus kasvas just siis, kui Leedu suutis veel Koread võita omakorda, sellepärast, et siis tuli veel eriti selline tunne, et tegelikult ju see meeskond, kes selle turniiri võitis, et meie suutsime selles mängus kõigest paremad olla, välja arvatud see tulemus, aga tulemus on see, mis määrab ja nagu ma ütlesin, Leedu ees müts maha, taaskord vägev turniir, ma arvan, et nende edu võti seisnes tohutult heas kaitsemängus ja võib-olla see oli meile ka selline kergelt niisugune õpetus või niisugune asi, millele meie kindlasti peaksime veel tähelepanu pöörama, on see, et kuidas saada oma kaitsemäng selliseks, et me suudame teinekord ka nii-öelda halvemal päeval ja sellisel keerulisemal päeval tugevad vastased võita, ehk siis puhtalt kaitses mängides hästi. Korea mäng, seal võib-olla oli niisugune ainuke mäng, kus oli näha sellist nii vaimsik kui füüsilist väsimust ja võib-olla kus tuli nagu kõige rohkem niisugused individuaalseid vigu ja mille pealt ka Korea kohe kasutas võimalused ära, et ma arvan, et 4-1 võib-olla oli natuke liiga suur seis, et see vahe ei olnud minu arust nii suur selles mängus, aga jah, seal meil oli nagu niisugune võib-olla ka mingi määral mängis rolli see Leedu mängu pettumus ja me ei suutnud seal nagu võib-olla ennast nii kokku võtta, aga taaskord siis pärast Korea mängu, kuidas me suutsime Hiina mänguks ennast laadida ja ikkagi selle pronksi ära võtta väga veenva, ma arvan, kõige veenvama esitusega selle turniiril,
siis see oli nagu väga positiivne ja näitas meie sisu. Aga jah, need emotsioonid, mis olid pärast Leedu ja Korea mängu Riias Zoomis, olid ikkagi selgelt selline pettumus ja selline, et kui me aasta tagasi Leedu turniiril kaotsime 2 tugevamale ehk Koreale ja Leedule vastavalt 8-0 ja 1-6 või 0-8 ja 1-6, siis see tunne Riias Zoomis oli nagu siuke, et no meil ei olnud võimalustki. Et noh, me olime selgelt nõrgemad ja siis kuidagi see, isegi teinekord see nagu on lihtsam sellega elada. Et sa oledki, et no me tõesti olime halvad ja ei olegi midagi teha. Siis nüüd oli nagu see emotsioon hoopis teistsugune, et sa tegelikult tead, et me ei olnud neist nagu nõrgemad selgelt, meil oli tegelikult omad võimalused selles mängus, aga me ei suutnud see realiseerida ja see selle mõttes sellisem pettumus on kindlasti natuke siuksem karvasem ja läheb rohkem südamesse. Et võib-olla sellepärast ka see, nagu me siin alguses ütlesin, et see pronksi järgne õnn ei olnud nii suur, kuna see pettumus ikkagi oli seal taustal. Kas me peaksime selgemalt sõnastama eesmärgi, et järgmine aasta minna seda turniiri võitma? Panna kuskile arenguplaani kirja? Ma arvan, et see ei ole asi, mida mina peaksin välja ütlema. Ma arvan, et see peaks olema ühine, kogu managemendi mängijate ühine selline asi, millele kõik nii-öelda commitivad. Ma olen uskunud sellistesse nagu mõistliku suurusega sammudesse, et veel aastaga tagasi, nagu ma ütlesin, me olime väga õnnelikud selle pronksi üle. See oli meie nii-öelda, me olime seda enne veel ainult 1 korra saavutanud, siis me saavutasime seda nüüd 2 korda ja nüüd, see aasta 3. korda. Aga ma arvan, et nüüd me tegime nagu sammu edasi jälle. Meie samm edasi tähendas seda, et me võtsime veenva pronksi ja me astusime tugevatele kandadele. Ei tasu unustada seda, et me ei ole veel isegi kordagi õpetajat võtnud selles grupis. Et ma ei usu sellesse, et me läheme liiga ahneks ja me hakkame koheselt nagu see peab nagu sellele mõtlema, et okei, me võidame selle turniiri, aga me ju ei taha, et me võidame, läheme sinna kõrgemale ja siis me tuleme järgmisel aastal kohe tagasi. Et tegelikult ma tahaks näha seda, et meil kasvaks peale siuke uus generatsioon, kellega meil on reaalne võimalus tõusta ülesse ja jääda püsima ülesse. Ja ma praegu näen, et me vajame veel paari 3 aastat võib-olla, et nii-öelda need praegu 22-25 aastased mängijad oleksid oma prime'is, eks juke 25-28 vanuses, kuni 30 on ja need noored 18-aastased oleksid seal 22-23 aastased ehk ka juba juba pigem küpsemas vanuses. Et siis ma arvan, et see meie nii-öelda selline tuumik on nagu siukses olukorras, kus me suudame nagu võita selle grupi, kus me praegu oleme ja suudame jääda püsima sinna ülesse. Et see on see, kuidas mina näen seda asja. Loomulikult ma ei ütle seda, et mul oleks midagi selle vastu, kui järgmine aasta turniiri võidaks. Absoluutselt ma olen nii kaua, kui ma olen koondis mänginud, ma unistan sellest, et selle koondisega midagi võita ja ma siiralt loodan, et enne kui minu koondisega lõpeb, me selle ära ka teeme. Aga teistpidi jah, ma näen seda sportlikus mõttes nii, et ma tahaks, et see asi ei oleks nagu ühekordne. Et seal see nii-öelda areng oleks kogu aeg selline tasane ja ma arvan, see, et me võidaks ja jääks püsima, olekski täpselt siuke normaalne tasane areng ja siis me hakkaks seal juba edasi vaatama. Et jah, ma arvan, et meie eesmärgid on iga aastaga tõusnud. Mõned aastad tagasi veel me olime väga õnnelikud püsima jäämise üle. Nüüd me oleme jõudnud punkti, kus me enam ei ole nagu väga-väga õnnelikud pronksi üle. See tähendab seda, et selge areng on toimunud. Ja ma arvan, et ka järgmine hooaeg meie eesmärk saab olema kõrgem kui see aasta oli eesmärk korrata vähemalt sama tulemust, siis ma arvan, et järgmine aasta me kindlasti juba püüdleme parema poole, ehk siis on see siis kas hõbe või on see tõus, aga noh, ma arvan, et mida kaugemale jõuame, seda vähem me oleme selle nii-öelda pronksi üle õnnelikud. No saate alguses me rääkisime su koondise kaaslastest natukene, aga räägi, mis mees on Petri Skriko? No Petri on Petri ma arvan kõige tugevam külg on see, et ta on väga pikalt töötanud siis NHL-i meeskondade skaudina ja tema selline koondise treener, tal on sellel aastal oli 6 aega koondisega, ülejäänud 11 kuud tegelikult on jälgimine ja kui sul on see skaudi taust, siis sa oled väga tugev selles jälgimises. Ta tegelikult kogu aasta jälgis kõigi koondislaste mänge, suhtles nende endaga, suhtles nende treeneritega, suhtles nende agentidega,
andis tagasisidet, aitas kui vaja, noh, mis iganes. Ja ma arvan, et see on nagu väga tähtis, et nii-öelda kui me alustame seda koondise laagrit, siis ei alusta sellest, et sa hakkad iga mäng alles tutvuma või nii-öelda tema olukorraga tutvuma, vaid sa tegelikult tead täpselt, kust olukorrast iga mängija sinna laagrisse jõuab ja sul on juba silme ees pilt, mis võiks olla see lõplik meeskond, mis võiksid olla need kolmikud, noh, kõik asjad on ju. Et ma arvan, et see on tema nagu selline kõige tugevam külg. Ma arvan, Petrili puhul veel, mis tema nagu selline, mis nagu paistab silma, on see, et tema väga pikk ja edukast mängijakarjäär. Tal on siukseid väikseid nüansse, mida ta saab oma mängijakarjäärist tuua meieni ja aidata meid mingites siukestes pingelistes keerulistes olukordades on nagu päris palju ja sellega ta nagu toob nagu tohutu lisaväärtuse. Et teistpidi ma arvan, et tema ikkagi suhe Eestiga, kuna tema elukaaslane naine on eestlane, siis kindlasti on tema puhul näha sellist Eesti armastust, Eestiga sellist väga sooja ja head suhet ja ma arvan, et see on ka nagu väga tähtis asi. Võib-olla teinekord sellist välismaalasest koondise treeneriga võib see nagu natuke ära kaduda, selline emotsionaalne side. See võib minna nagu liiga siukseks palgasõduri tööks tema jooks ja ma arvan, et see ei ole kunagi hea ja ma arvan, et Petri puhul see kindlasti nii ei ole, tal on väga soe ja tugev side Eestiga ja seda on näha nagu sellest tema nagu töös ka, kui väga ta hoolib meist, igast mängijast ja meie nii-öelda koondise käekäigust. Kas kogu see NHL-i taust, tema skaudi taust, 541 mängu, annab see autoriteeti juurde? Kindlasti annab, et vähemalt ma mõtlen ise oma karjääris, siis mul on alati olnud kuidagi parem suhe ja suurem austus treenerite vastu, kes ise on mänginud hea karjääri. Et ma arvan, et need, kes ei ole mänginud ja on pigem nagu koolipingist otse jõudnud treeneri tööni ja sealt edasi, siis mul vähemalt isiklikult on alati olnud raskem nende nii-öelda kuidagi nendega sellist suhet ehitada, kus ma nagu võib-olla rohkem siis kuidas ma ütlen, ma võib-olla rohkem nende puhul siis hakkan nagu kahtlema nende otsustes, nende mingites nii-öelda juhtimisstiilis, võib-olla sellistes õpetustes, et selliste tugeva mängijakarjääriga treenerite puhul ma olen alati nagu kuidagi see mõte on nagu see, et tema on selle kõik läbi käinud, ta teab. Et see on nagu, mis minu enda sisetunne on. Loomulikult on väga häid treenerid, kes ei ole ise kõrgel tasemel mänginud ja ma olen ka ise seda näinud ja see on täiesti loomulik, aga jah, et kuidagi see kindlasti on siuke nüanss, mis tõstab tema autoriteeti mängijate silmis. Mis keeles ta meeskonda juhendab? Inglise keeles, et meie töökeel on inglise keel, et kõik treenerid suhtlevad meiega inglise keeles, et küll osade mängijate, kes valdavad soome keelt, kui on nagu üks-ühele miitingud, siis teinekord on lihtsam võib-olla soome keeles. Kellegagi mina Petriga ka igapäevaselt telefoni teel suhtlen soome keeles. Aga muidu jah, inglise keel on meie töökeel. Mitut keelt sa ise riietusruumist kasutad? 4. Eesti, soome, vene, inglise. Kõik 4 keelt, mida ma valdan, et kõiki tuleb kasutada. Et meil on mängijaid, kellel on erinevad taustad ja kes on läinud väga noorelt Eestist ära ja ei ole nii-öelda võib-olla eestikeelset kooliharidust üldse saanudki ja sellepärast keelt ei valda. Enamus neist ikkagi, või isegi võib-olla kõik neist tegelikult saavad eesti keelest aru, aga kui sa ei räägi seda keelt juba aastaid, siis on see loomulik, et sul on nagu raske sellest suhelda ja tegelikult siis peabki leidma muid lahendusi, et on see siis soome, inglise, vene, mis iganes, et see meie koondise ärk on ma arvan, üks Eesti edukamaid integratsiooniprojekte. Rääkides veel Skrikoos, siis pärast viimast mängu, kui tegime uudise, et mis Skrikoo tulevik saab olema, siis läks umbes 10 minutit sinna uudise alla, ilmus esimene kommentaar. Jää veel 9 aastaks, please. Kirjutad sa alla? Ma arvan küll, ma ei näe põhjust, miks me peaks peatreenerit vahetama. Et küll see ei ole kuidagi minu otsus või nii, aga ma ei näe, ma arvan, et see projekt on nagu pooleli. Ma näen seda nii, et esimene aasta oli siuke tutvumise ja õppimise aasta, siis see aasta oli juba selline, kus me juba läksime tulemust tegema, küll me veel ei saavutanud seda, mida me tahtsime, et
ma arvan, et me saime väga palju õpetust, väga palju asju, mida õppida siit, ma arvan, nii treenerid kui mängijad ja ma arvan, et järgmisel hooajal kindlasti selle sama nii-öelda treenerite grupi ja mängijatega me oleme veel tugevamad. Et ma arvan, et kindlasti on mingid nüansse mõlemal poolel, mida parandada. Sinu enda klubi hooaeg KOKOga lõppes Soome play-offi esimeses ringis. Sa tulid Eestisse ja sa olid väga pettunud. Absoluutselt. Ootused olid kindlasti kõrgemad. Väga mitu aastat ootasin seda hetket jälle play-offi mängida. Läksime kindlasti sinna seeriasse favoriitidena, aga kuidagi, seal oli tegelikult väga lihtne moment. Me sattusime väga sellise hoos väravahi otsa, kes mängis nagu oma elu mängu ja tegelikult igas mängus nii XG kui ka peallöögid olid meie kasuks, aga lihtsalt realiseerimine jättis soovida ja võib-olla sellises play-off seerias see realiseerimise asi on veel see, et sellest tekib selline momentum nagu vastasele, et vastase väravat kui ka üldiselt meeskond hakkab uskuma sellest, et me ei saagi seda väravat ja vastupidi meie jälle nagu läheme järjest sügavale selles ebausus ja tekkiski võib-olla selline lumepall, mis läks nagu vales suunas ja me ei suutnudki seda ringi pöörata, et kahju, ma arvan, et meil oli väga hea meeskond, kellega me oleks kindlasti jõudnud kaugele. Vaatame kas või seda, et Saipa ja Kalpa, kellest olid finaalis, vastavalt Saipat võitsime 6 mängust 4 vastu, Kalpa vastu 4 mängust 3, kui ma eksi. Et näitab, et finalistide suhtes me põhjooajal kuidagi maha ei jäänud, pigem oli mees. Ka turniiritabelis me ei jäänud neist kaugele. Et selles mõttes jah, pettumus oli suur ja kindlasti oleks tahtnud rohkemat, aga see on sport ja ka KOKOs tegelikult ju eelmine sügis hakkas nii-öelda uus projekt, tulid uued treenerid, palju uusi mängijaid. Nüüd seal ikkagi mängijate vahetuvus on ka 10 mängijat vahetub. Ma olen aru saanud, et kui eelmine hooaeg meil oli 11 välismaalast 9 erinevast riigist, siis nüüd selle välismaalaste osakaal tõmmatakse vähemaks ja tuleb rohkem Soome mängijaid. Ma arvan, et see võiks sobida meie treeneritele veel paremini ja mul on nagu siiras usk, et me suudame nagu jätkata samasugust head nii-öelda hoogu ja head tööd ja tegelikult juba järgmine kevad realiseerida seda paremini. No vaadates puhtalt sinu statistikat, siis peab tunnistama, et üks karjääri parimaid hooaegu. Ma ise ütlen, et parim. Et jah, üks hooaeg ma lõin 30 väravat. Nüüd oli 18 ja just see, et see oli palju mitmekülgsem. Meeskond läks play-offi, siis ma mängisin meeskonnas, kes oli play-offis kaugel. Ma mängisin nagu väga mitmekülgset rolli meeskonnas, ma mängisin kõiki nii-öelda eriolukordi, vähemust, enamust, mis iganes et võivad olla. Nagu ma tundsin, et ma ei ole olnud kunagi ennem nii mitmekülgne nii-öelda hokimänge, kui ma nüüd olin. Et selle mõttes ma olen nagu õnnelik selle hooaja üle kindlasti ja ma arvan, et ma olen nagu mul pikalt oli selline soov või eesmärk muutuda nagu mitmekülgsemaks, sellepärast et ma nägin, et see on nagu see, kuidas ma saan teha järgmise sammu edasi oma karjääris ja mängida veel pikemalt nii-öelda nendes maailma tippliigades. Ja ma arvan, et ma olen nagu selles mõttes õnnestunud selles ja teistpidi ma olen õnnelik, ma leidsin nagu koha, kus mind väärtustatakse nagu sellisena mängijana, nagu ma olen, kus minusse usutakse ja kus on tõesti treenerid, kes suutsid mind väga palju aidata sellel hooajal ja teistpidi ka meeskond, kellega mul nagu nii kolmikukaaslased kui ka üldse meeskond, kellega kõik väga hästi toimis ja kus oli nagu üks tõsiselt lahe ja tore aasta koos, et siin need paar eelmist olid nagu mentaalselt tohutult rasked ja oli nagu väga-väga keeruline, siis nagu see kõik selle mõttes selline mingil määral selline comeback aasta, siis see oli nagu 100% õnnestunud ja ma olen nagu väga õnnelik selle üle. Sa ütled mängida tippliiga tees, mitte tippliigas, sa siis ei kavatse Soomega piirduda? Jaa, ma ei ole seda varjanud, et ma olen tahtnud juba mõnda aega proovida ka midagi muud. Eelmisel suvel sai ju läbirääkimisi peetud erinevate liigade meeskondadega ja seal oli erinevad variante õhus, aga lõpuks
see Kouvara variant oli nagu selline mõttes kõige rohkem kindla peale minek ja ma leidsin, et selles olukorras, kus ma olin, mulle see sobis kõige paremini ja jumal tänatud, et see otsus oli õige, et selles osas ei saa kahelda. Ja nüüd, kui ma olen sattunud õigesse kohta, siis ma arvasin, et kui mulle pakuti aastast lepingu pikendust sinna, siis ma tundsin, et see võiks olla õige, et veel rohkem nii-öelda enda seda vundamenti nagu tugevdada ja teha ka veel teine hea hooaeg ja selle pealt juba siis mõelda ja vaadata, et kus võiks olla veel mõni ägev väljakutse. Ja, mul on kindlasti soov, et kui see õnnestub, loomulikult spordis on alati see, et sa ei ole ju nii, et ma võtan kataloogi lahti ja valin endale meeskonna ja ma lähen siia, et see on ikkagi see, et seal peab olema, et kuskil otsitakse niisugust mängijat nagu mina, kõik nii-öelda palgasoovid, muud asjad lähevad kokku, neid asju on palju, mis peavad nagu joonduma, et kindlasti mind tuntakse kõige paremini Soomes, mind osatakse väärtustada seal ja see on nagu see koht, kus mina olen endale nime teinud. Et nüüd selle liiga vahetamine, siis seal see vajab nagu mingisuguseid siukseid, et õigel ajal natuke õiges kohas, õige meeskond leiaks täpselt või otsiks täpselt niisugust mängijat nagu mina ja kõik siuksed nüansid on ju. Aga jah, ma kindlasti hoian selle variandi lahku või avatud, ma kindlasti usun sellesse, et mul on veel päris mitu head aastat ees, kui ma vaatan oma vanust, et ma olen praegu 31 alles, ise ütlen alles, no üks mees mängis siin 46-ndeni. Ja, see on täiesti teistmoodi fenomen, et ma ikkagi praegusel hetkel ma loen nagu neid aastaid, mis ma saaksin mängida nagu täiesti tippliigades, siis ma arvan, et 5-6 aastat kindlasti on sellist, kui mul on tervis, kui kõik läheb hästi ja tervis peab hästi vastu, siis mul on need aastad sees olemas, et mängida sellist tipphookit. Ja kindlasti see on mu soov ja eesmärk, siis spordis on alati neid siukseid ületavaid asju, mis võivad ette tulla ja seda kunagi ei tea, aga jah, selline see soov mul on ja kindlasti tahaks panna proovile ennast veel kuskil mujal kui Soomes. Näed sa ennast tegemas selles mõttes Lahesalu, et pärast klubikarjääri ajada ennast vormi ainult koondise jaoks? Ma arvan, siin on nii pikk maa, et selleni peab nagu jõudma, et ma pigem läheneks selle asjale nii, et ma tahaks loota, et siis 10 aasta pärast on Eesti jäähokikoondis sellises olukorras, kus meil on nii kõva mängijate valik juba. Et sind on loomulikult välja puksitud? Jah, et on paremaid mängijaid. Et seda ma tahaks loota nii, aga me ei tea seda, mis 10 aasta pärast toimub. Et ma olen ka ise selle mõttes nagu mõelnud seda nii, et ma tahaks ikkagi mängida võimalikult kaua, kuna jah, ma nagu näen, et lisaks sellele, et on neid tippliigasi, kus mängida, on ka natuke madalamal tasemel väga ägedaid kohti, kus mängida. Ja kui ma vaatan oma hea sõbra Henri Anieri karjääri jalgpallis, kus mees on saanud näha maailma kõiki otsasid ja... No mis on hoki ekvivalent Taile ja Hongkongile? Mulle võeti ühendust minuga eelmisel suvel Austraaliast. Ja Austraalia mängib oma hokiliigat nagu meie suvel, ehk siis see on nagu siuke asi, et päris paljud mängijad mängivad Euroopas hooaja, siis lähevad Austraaliasse, mängivad kogu suve sealse hooaja ja siis tulevad tagasi Euroopasse septembris ja mängivad jälle Euroopas. Et mulle tehti täitsa pakkumine sealt pärast viimast jüpi hooaega, aga natuke oli vara veel selleks seikluseks. Võib-olla midagi sellist. Teistpidi ma arvan, et Kesk-Euroopas on väga ägedaid kohti, kus elada. Itaaliad, Prantsusmaad, Austriad, Saksamaad ja kogu see Alpide piirkond, kus elada ja samal ajal hokit mängida. Võib-olla, mis nende liigade puhul nagu, miks sinna vanemana on parem minna, on see, et seal on vähem mänge. Ehk siis see pole nii intensiivne nagu see mängude graafik ja teistpidi, kuna see tase ei ole nii kõrge, siis füüsiliselt, kui sa muutud varemaks, siis loomulik on see, et füüsiliselt see ei ole nagu nii keeruline enam. Et ma arvan, et need on võib-olla mõned näited sellised, mis võiks huvitada samamoodi. Ma siiralt loodan, et ka see Aasia pool hakkab jälle, nüüd on näha, et hakkab jällegi pead tõstma, et Aasias ju tegelikult 10 aasta tagasi oli väga arvestatav profiliga, kus oli päris palju välismaalasi. Vahepeal see
kuidagi nagu läks ainult aasialaste keskeks ja see liiga üldse läks nagu väiksemaks, aga nüüd ma tean, et seal jällegi on väga positiivsed liikumised ja see Aasia liiga tõstab pead. Miks mitte ka sealset kultuuri kogeda ja midagi sellist, et no, praegu ma siin niimoodi unistan, on ju, et nende asjadeni peab jõudma, aga jah, neid võimalusi on tegelikult üllatavalt palju ka jäähoki maailmas, et oleks lahe midagi sellist kogeda. Kas Põhja-Ameerika enam ei skaudi selliseid Soome liiga 30+ mehi? No ma arvan, et siis mult oleks vaja veel kõvemat hooaega, kui oli see hooaeg. Et ma peaksin võib-olla olema näiteks top 10 resultatiivsuses või midagi sellist, et siis on sellel mingi võimalus minna sinna rollimängijaks. Seal on nagu see pool, et tõenäoliselt sa läheksid sinna siis 2-suunalise lepinguga ja oleksid nii-öelda tõenäoliselt suurem osa ajast selles AHL-is ehk siis nii-öelda farmiliigas ja ma ei ole enam kindel, et see on minu vanuses nagu see kõige parem lahendus, et seal nende noorte põhja-ameeriklastega seal nii-öelda maadelda ja siis loota seda mingit ühte või kahte NHL-i mängu, et see 1 või 2 enam ei motiveeri? No loomulikult NHL-i mäng oleks NHL-i mäng. Esimese eestlasena ma saan, no nagu loomulikult motiveeriks. Aga kuidagi ma arvan, et ühtepidi ma ei ole piisavalt nagu atraktiivne. Pigem on see läinud sinna suunda, et otsitakse veel ja veel nooremaid mängijaid. Ja teistpidi ma ikkagi see sportlase või profisportlase karjäär on nagu teatud pikkusega ja sa pead ka mõtlema selle peale, et kuidas oma nii-öelda elu kindlustada selleks hetkeks, kui see lõpeb ühel päeval ja loomulikult pärast seda järgneb mingi muu karjäär või mingi muu elu, aga ikkagi sa ju tahad lõpuks selleks hetkeks, kui see lõpeb, ikkagi võimalikult tasuvalt seda teha ja kindlasti minna sinna farmiliigasse versus kui mängida kuskil Euroopas nendest tippliigades, siis mõttekam on olla Euroopas tippliigades. Et see on ka nagu niisugune nüanss, mida nagu ei tasu unustada. Et ma arvan, et kõige lähemal sellele hetkele ikkagi ma olin siis, kui oli see 30 värava hooaeg ja kui ma läksin Venemaale, et tegelikult siis oli ka suhtlus NHL-i klubidega ja seal lihtsalt mängis rolli see, et kuna oli koroonaaeg, siis NHL-i hooaeg hakkasid hästi hilja ja siis nagu see oli nagu eriti suur vahe Euroopaga, ehk siis, kui ma pidin juba tegema otsust Venemaale minemise suhtes, siis kui see leping oli laual, siis tegelikult nii-öelda sealt Põhja-Ameerikast tuli see, et me peaksime ootama veel paar kuud umbes, kui me saame nii-öelda lepingu tegemiseni jõuda. Ja kui ma oleksin võtnud selle riski, siis ma tõenäoliselt ei oleks saanud sinna Venemaale minna ja ei olnud valmis seda riski võtma. Et kõik asjad juhtuvad elus täpselt nii, nagu nad peavad juhtuma ja nagu ma olen väga õnnelik, et ma olen saanud käia Põhja-Ameerikas nendes NHL-i meeskonna noortelaagrites 2 korda. Ma olen selles mõttes vähemalt saanud käia seal ja selle nii-öelda lõhna ära nursustada ja nendest laagritest on väga palju mängijaid, kes praegu mängivad igapäevast NHL-is, kellega ma olin seal koos need nädalad ja ma nagu näen, et ka see on juba minu jaoks väga suur asi, et Põhja-Ameerika peale ma liigselt palju ei mõtle, ütleme nii. Sa ütlesid, et sa tegid tööd selle nimel, et saada mitmekülgsemaks. Kuidas see töö välja näeb? No eks ma arvan, et see on nagu niisugune, et kuidas sa nagu mängid seda mängu, et pigem enne mind on profileeritud nagu väravalööjana. Ma arvan, et see 30 väravat ja 11 söötu sellel Jüpi ühel hooajal, see nagu väga hästi kuvas seda. Siis nüüd see, et mul oli 18 väravat ja 19 söötu, näitab seda, et see tasakaal on nagu läinud teistsuguseks. Et võib-olla see on lihtsalt, see ongi nagu see, kuidas sa ise lähed nii-öelda seal seda mängu nagu mängid, et kas sa nagu kasutad igat vähegi poolikutki väravale löömise võimalust väravale löömiseks või sa ikkagi ka nii-öelda rohkem otsid kaaslast ja leiad neid võimalusi kaaslasest leida ja võib-olla selline üldine mingisugune enesekindluse tõus ehk siis litriga rohkem mängida, kui sa litriga rohkem mängid, siis automaatselt tekib ka neid võimalusi, kus sa leiad mingid head võimalused kaaslastele. Et need on mingid hästi väiksed nüansid tegelikult, mida ma olen nagu teravdanud. Ma arvan, et kõige taga on lõpuks ikkagi see, et kuidas ma olen suutnud ennast mentaalselt viia täiesti uude nii-öelda dimensiooni ja olen suutnud nagu oma sellise enesekindluse
loomulikult selle kallal on veel palju tööd teha ja ma arvan, et iga sportlane tegeleb enesekindlusega oma karjääri viimase päevani. See on täiesti niisugune tavaline asi, aga ma arvan, et ma olen nagu seal teinud väga suure tõusu ja see niisugune nagu tasakaal, mis mul on praegu iseendaga, on selline, mida mul enne karjääris pole olnud. Teed sa seda üksi või sul on abiline? Jaa, mul on inimene, kellega koos ma seda teen, et tema on ma väga kaua otsisin inimest. Ma arvan, et Eesti spordis on väga vähe spordipsühholoogia või siis mis iganes nimedega neid kutsutakse performance coach'i või asju, kes oskaksid meeskonna spordiala mängijaid aidata. Meil on väga palju, kes oskavad individuaalsportlasi, aga need on 2 täiesti erinevat maailma. Need on, need ei saa, mina ütlen alati, et need on taks niisugust erinevat maailma, mida isegi ei ole mõtet samasse potti panna. Et need olukorrad on nii erinevad, need nüansid on nii erinevad. Ja ma tegelikult päris kaua otsisin inimest, kes suudaks mind nagu aidata, sellepärast, et eks ma ise ka olin väga valiv ja ma väga ootasin seda, et mul tekiks vajalik nii-öelda ühendus selle inimesega, et ma suudaksin ennast piisavalt avada ja me suudaksime piisavalt sügavale minna minu sees, et need probleemid, nagu nende probleemide tüved leida ja siis lahendada need niimoodi, et ma olen hästi ratsionaalne inimene ja hästi praktiline inimene ja mulle nagu mingit voodoo'd või mingit mänge, mulle see ei toimi. Mul on vaja nagu väga ratsionaalseid lahendusi, loogilisi lahendusi ära seletada endale, miks ma midagi tunnen, miks ma midagi näen, miks ma midagi tahan ja sealt kaudu nagu tegelikult me olemegi võib-olla mingid sasipuntrad laiali nagu lahutanud ja oleme leidnud väga head lahendused ja nagu ma ütlesin, miski pole valmis, aga see tasakaal, mille ma olen leidnud, on kindlasti parim minu karjääris ja sellepärast ma usun ka see tulemus on tulnud. Leidsid selle inimese Soomest? Ei, see on Eestist ja ma arvan, et kuigi ma valdan 4 keelt, siis eesti keel on ikkagi see keel, milles mul on kõige lihtsam ennast väljendada. Et ma ka Soomes proovisin päris mitut professionaali, kes just jäähokimängijatega teevad tööd, aga need ei toiminud ka minu puhul seal. Et ma arvan, et võib-olla see, et see inimene ei olegi nagu jäähoki taustaga, see võib-olla on isegi hea siin olukorras, et see on natuke siuke out of the box võib-olla mingil määral, et tema mõtted ja tema nii-öelda viisid mind aidata, et jah, see on olnud üks väga tulemuslik koostöö, ma olen väga õnnelik, et ma selle inimese nagu leidsin, et ka natukene võib-olla juhuse ja kuidagi sõprade abiga, aga nii need asjad elus üldiselt juhtuvadki. Kaua te olete koostööd teinud? Aasta aega, et ma alustasin eelmine kevad siis natukene aega enne eelmist MM-i, et nüüd on pluss miinus siin mõned kuud on aasta aega oleme teinud. Oskad sa umbes hinnata, kui suur protsent sinu klubist sellist teenust kasutavad? Ma arvan, et praegusel hetkel võib-olla 40-50%. See on selgelt mingi asi, mis on tõusujoones vähemalt Soomes. Ma arvan, et kui võtame meie koondise, siis see protsent on alla 10. Aga kui me võtame nii-öelda profihooki seal Soomes, siis see on järjest populaarselt. Ma tean, et ka paljud mängijate agendid pakuvad oma mängijatele seda võimalust. Ka ma kuulun Soomes siis mängijate ühendusse, mis on nagu siis ametiühing, jäähoki mängijate ametiühing, siis pakub omalt poolt ka sellist teenust. Et seal on paar nii-öelda spordipsühholoogi, kes saavad mängijad aidata ja tegelikult neid lahendusi tuleb järjest juurde ja juurde, et selle asja tõsidusest on saadud aru ja ma olen nagu selle mõttes väga õnnelik, et ma ka ise olen saanud selle asja tõsidusest aru ja kui ma enne olin hästi selline, et see teema mind ei puuduta ja olin siukse mentaliteediga, et lähen kas või seinast läbi, et vahet ei ole, et siis nüüd ma olen nagu aru saanud, et mis asjad mida tähendavad, kuidas enda mentaalse tervise eest peab hoolitsema ja üritan ka alati teiste puhul nii-öelda kas siis suunata neid või tähelepanu juhtida sellele, et ma arvan, et see on mingi teema, mis on olnud natuke liiga kaua siin selles spordis nagu tabu, et see järjest rohkem leiab nagu oma kohta ja saadaks sellest tähtsusest aru ja see on ainult positiivne asi. Suur aitäh, Robert, tulemast ja meie kuulajalt võib-olla natukene hokist tiipi minemast, et sellist
nii detailset sissevaadet koondise ja sinu enda karjääri kohta ma polegi veel kuskil kuulnud. Jaa, suur aitäh kutsumast ja tore, head küsimused olid, et tõesti endagi tuli niisugune tunne, et sai asjad lahti pulki läbi rääkida, et tavaliselt nii sügavaid vestlusi jääoki teemal ma saan ainult Villem-Hendrik Koitmaga pidada, aga nüüd Villem ei ole enam koondises, nii et ma ei saa Villemit ka enam tüüdata nende vestlustega, nii et väga head kutsusid. Suur tänu, järgmise korrani, kui toome selle hõbed ära. Teeme nii, nägemist. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?